hommikust, armas kogudus, tere tulemast järgmisele jumalateenistusele. Ma loodan, et sa oled usku täis ja põnevust täis sellest, mis Jumal on tegemas ja mis ta veel saab teha. Aga me tõuseme, kus iganes sa oled ja ülistame Issandat, sest tema on hea. Ja ta on alati väärt kiitust, ükskõik mida me tunneme või millest me läbi läheme. Nii et laulame talle usus ja rõõmus. Halleluuja, Isa, tänu sulle selle uue päeva eest, tänu sulle sinu armu eest. Tänu sulle, et sina oled muutumatu Jumal, et sa oled võrratu ja täiuslik. Sa oled püha ja õiglane. Ja Jumal, sa oled suurem kui universum. Issand, ja me laulame sulle täna, Issand, sest sa oled nii hea. Halleluuja. Amen. Ja nüüd, ma loodan, et südamed on valmis, nüüd me saame kuulata Jumala sõna, ja mille on ette valmistanud meie armas koguduse liige Tiia Soa. Nii et teeme talle ühe suure aplausi kodus. Tere hommikust ka minu poolt ja enne Jumala sõna ma palvetan, et tänu Jeesus, et mul on võimalus seda sõna siin jagada ja need sõnad, mida ma siin jagan ja see jutt, et see oleks Jumalast juhitud ja et need oleks sinu mõtted, mida ma siin räägin. Tänu sulle, Issand, tänu ja kiitus, aitäh sulle. Nii, et minu tänase jutluse pealkiri on rahu. Aga mis on siis rahu? Ja mis eesmärgil me rahu vajame?
me elame praegu sellisel ajal, kus maailmas ei valitse igal pool rahu. Meie võime öelda, et meil Eestis on rahu, sest meil pole siin sõda. Ja siia üks kirjakoht. Prillid. Vabandust. Siia üks kirjakoht Matteuse 24 peatükist 6. Sest aga te saate kuulda sõdadest ja sõnumeid sõjast. Katsuge, et te ei ehmuks, sest see peab sündima, aga ots ei ole veel käes. Aga kas see, et pole sõda, tähendab alati rahu? Aga meie südametes kristlastena peaks valitsema Jumala rahu. Jesaja raamatus peatükis 26 salmis 3 on öeldud. Kindlameelsele sa hoiad rahu, sest tema loodab sinu peale. Lootke alati ja 4. salmist, lootke alati issanda peale, sest issand Jumal on igavene kalju. Ja kindlameelsuse annabki meile täiusliku rahu siis, kui me oleme meie meeled on fokusseeritud täielikult Jumalale. Sinu rahu sõltub kindlasti ka sinu mõttelaadist ja ma toon näite oma elust. Et ma elasin aastaid korteris, kus olid väga halvad elamistingimused ja ma olen ise üsna suur ülemõtleja ja et eks need mõtted, kõik need halvad mõtted tegid ka seda rahutust juurde veel. Ja see tõi ikka halva enesetunde ja rahutuse südamesse ja siis majaomanik, nagu me proovisime igasuguseid kokkuleppeid ja asju, et kuidagi rahumeelselt saada neid, et ma pidin ka tööd tegema seal maja ümbruses ja korraga üüri maksma ja kõike, et kunagi rahulikult need asjad ei lõppenud. Et alati jäi mingisugune siukene rahutus õhku, kui ta ära läks. Rahust meie südames sõltub ka meie tervislik seisund ja kirjakoht Filippi raamatust Filippi 4. peatükist. Salmid 6 ja 7 ütleb nii. Ärge muretsege ühtigi, vaid laske kõiges oma palumised, palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Ärge muretsege ühtigi, jah. Ja 9. salmist. Mis te olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke ja Jumala rahu ja rahu Jumal on siis teiega. Ja siis juhtus niimoodi, et ma jäin haigeks ja mul oli võimalus sealt ära kolida. Et pärast kõike seda haigust ja kõiki neid asju ma sain sealt ära kolida ja sain elamispinna sotsiaalmajas ja mis oli lausa luksus minu eelmise eluga võrreldes, ja siis tuli niisugune rahu minu südamesse. Mul oli aega 3 kuud, et otsida endale uus elamispind, et see oli nagu ajutine see pind, mida ma sellel hetkel, mida mulle pakuti. Ja see 3 kuud läks üsna kiiresti ja taaskord oli mu südames rahutus, et kas ma leian õigeks ajaks endale selle uue elamispinna. See oli see aeg, kui ma veel isiklikult Jeesust ei tundnud.
ja mul puudus isiklik suhe Jumalaga. Ma käisin pühapäeviti kirikus, Pauluse kirikus ja seal ma kohtusin ühe naisega, kes rääkis mulle siis Jeesusest ja küsis, kas ma ei tahaks teha päästepalvet. Ja minul ei olnud muidugi õrna aimugi, mis see päästepalve on või mis pärast seda päästepalve tegemist, et mis minu elus nagu siis muutuma hakkab või mis toimuma hakkab. Ja hakkasin siis mõne aja pärast koguduses käima ja piiblit lugema. Ja sealt hakkas üks kirjakoht mind kõnetama. See Johannese evangeeliumist peatükk 8 ja salm 36. Kui nüüd poeg teid vabaks teeb, siis te olete õieti vabad. Peagi tundsin, et rahu on minu südamesse jälle tagasi hakanud tulema, et käisin koguduses ja lugesin piiblit ja varsti üsna peagi leidsin õigeks ajaks leidsin omale nagu korteri, kus ma nüüd siiamaani siis elan. Ja see tuli ka nii, et ma nagu ka proovisin, nagu ma ei osanud siis veel õieti palvetada, ja tegin ajalehe lahti, seal oligi üks kuulutus ja ma helistasin ja ma kohe saingi selle ja läksin vaatama ja oligi. Ja siit kirjakoht Jesaja raamatus siis. Et vaata, mina teen hoopis uut, see juba tärkab, kas te ei märka, ma teen kõrbeski tee ja tühjale maale jõed, et ühesõnaga igast olukorrast on nagu väljapääs. Ja kristlastena me peaksimegi tegelikult olema kõigepealt ise rahutegijad. Ja et oluline on jääda alati rahulikuks ja kui tekib mingi olukord, tuleks see kindlasti rahumeelselt lahendada. Sest sellistel hetkedel ei ole kindlasti rahu sellistes olukordades. Ja üks kirjakoht Jaakobuse raamatust. Peatükist 3, 17-18. Ent tarkus, mis on ülalt, on küll kõigepealt puhas, siis rahulik, leplik, sõnakuulelik, täis halastust ja head vilja. Kahtluseta, teeskluseta, õiguse vilja, aga külvatakse rahus nende heaks, kes peavad rahu. Et ma toon veel ühe näite siia. Et vaatame näiteks mängivaid lapsi, kui lapsed mängivad liivakastis. Et mängivad ilusti ja järsku tekib mingisugune olukord, et nad lähevad tülli ja tekib riidet. Ja seal ka sellel hetkel ei ole rahu. Aga mida emad siis teevad? Emad võtavad ruttu, kiirustavad oma lapsi lahutama, et võtavad oma lapse käe kõrval ikka, mida kuuled on kohe, et rahu ja rahune nüüd maha ja see olukord tihtipeale nagu jääbki lahendamata, et võib-olla mõni ema kodus selgitab oma lapsele, kuidas neid olukordi lahti arutada, et see rahu tuleks nagu sellel hetkel oleks rahumeelne lahendus sellele. Ja Hebrea kiri peatükk 12, salmist 11. Ükski kasvatamine ei tundu samal hetkel olevat rõõm, vaid toob kurvastust, aga hiljem see annab õiguse rahuvilja neile, keda selle varal on harjutatud. Nii et oleme kõigepealt ise rahutegijad. Piibel ongi rahu evangeelium ja piiblis on kasutatud sõna rahu 538 korral. Mis on siis selle sõnumi mõte, mida ma siis täna teile siit jagasin? Mina leian, et see ongi mõte pidada kõigiga rahu, sest sellest sõltub enda ja ka teiste heaolu. Ja Matteuse evangeelium ütleb 5. peatükis salmis 9. Õndsad on rahu nõudjad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Ja lõpetuseks õnnistussõnad 4. Moosese 6. peatükis salmid 24-26.
issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Aamen. Amen. Kas polnud mitte võrratu Jumala sõna? Tänu Jumalale. Me kõik vajame seda. See sõna just tänasel hetkel. Aga me tuleme nüüd andmise juurde. Ehk siis me saame kõik kokku panna oma annetused, oma kümnised ja täna me paneme kokku ka missiooni annetuse. Nii et sa võid teha ülekande, oma kümnised ja tavaannetused võid teha siis koguduse arvele. Ja kui sa soovid ka missiooni heaks anda, siis pane sulgudesse või selgitusse missioon. Ja missioon, meie missioon just siin Valguse koguduses on just väljaulatumine Kärstnasse ja me oleme seal alustanud juba igakuised jumalateenistusi ja eelmisel korral, kui me käisime seal, siis üks külastaja andis oma elu issandale ja minu arust see on tõeline tunnistus, ta on käinud igal korral meie jumalateenistusel ja ta tegi päästepalve, ta andis oma südame issandale. Nii et see on võrratu. Nii et anname issandale, sest et tema on meile kõik andnud. Ja Piibel ütleb õpetussõnade 3. peatükis 9 ja 10. Austa issandat oma varandusega ja uudse viljaga kõigest oma saagist. Siis su aidad täituvad küllusega ja veinijaamid ajavad üle. Ja kuule praegu pühavaimu häält. Mis summa ta sulle ütleb? Mis summa sa peaksid praegu üle kandma? Kas siis missiooniks või siis mõlemaks? Sest et see, keda me austame, see saab meie elus kõige rohkem tähelepanu, kõige rohkem aega, kõige rohkem raha.
ja ole sina täna see, kes külvab igavikku, kes külvab Jumala riiki. Sest et see on see koht, kus sa ei jää vaesemaks. Sest siin ütleb niimoodi, su aidad täituvad küllusega. Ja millest iganes sina täna puudust tunned, siis tea, et Jumalal on sinu jaoks sinu varud. Ja mitte, et Jumalal oleks sinu raha vaja, vaid kui sinu igatsus on samuti, et Jumala riik võiks levida nii Kärstnas kui ülejäänud Viljandimaal, ülejäänud Eestimaal, kui inimesed võiks saada päästetud põrgust, kui Jumala sõna võiks levida, siis külvame sellesse teenistusse ja tea, et see sinu aidad täituvad küllusega ja sinu veiniaamid ajavad üle. Kas pole mitte võrratu? Oli aeg, kus mina ei toonud 10 kõigest, mis mul sisse tuli. Oli aeg, kus ma panin oma 10 kokku alles siis, kui oli kuu lõpp ja kõik rahad olid juba otsa saanud. Ja siis ei olnud seda piisavalt. Ja ma mäletan selgesti, kuidas selle koguduse pastor, kus ma käisin, ütles, et Jumal tahab meie esimest, meie kõige esimest ja kõige paremat vilja. Ja ma mõistin, et kohe, kui mul on sissetulek tulnud, et ma saan kohe selle ülekande teha, kohe selle raha kõrvale panna. Sellepärast, et pärast ei ole enam millestki anda. Ja kui ma hakkasin õigesti oma 10 tooma Jumalale, siis ma nägin, kuidas minu elus ei olnud puudust, ei olnud seda masendust ja meeleheidet, et kuidas ma maksan oma järgmise kuu üüri või kuidas ma saan toidu lauale. Ma nägin tõesti, et minu veiniaamid ajasid üle. Ma nägin, et mu aidad täitsuid küllusega. Mul ei olnud millestki puudus, mul siiamaani ei ole. Ja tõesti, Jumal täidab kõik meie vajadused. Ja ma julgustan sind täna külvama Jumala riiki, külvama missionisse, külvama Anni Palguse kogudusse, et Jumal saaks oma tööd teha. Nii et palvetame koos selle Anni pärast, mis on kokku pandud. Isa, me täname sind tõesti, et sina oled ustav ja sina oled õiglane Jumal. Ja sinul on kogu maailma rikkus. Ja me täname, et me võime sind usaldada ka selle Anniga, mis me oleme ülekannet tegemas või juba teinud. Me täname, issand, et sina täidad meie vajadused. Kui me paneme sinu esimeseks, kui me paneme sinu tahte esimeseks ja sinu riigi esimeseks. Isa, tõesti, ma palun, et see raha võiks minna õigeks kasutuseks ja palju hingi võiks saada päästetud tänu sellele, issand. Aitäh sulle iga andja eest, õnnista iga andjat. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Aamen. Ja lõpetuseks laulame veel ühe laulu. Su ingli väe hulga,
on sa mu varjupaik. Pole iial üksi ma. Pole iial üksi ma. Mind ei ole maha jäetud. Sa oled minu pärandus. Oled mu kilp ja jõud ja mul on julgus, sest käid mu ees sa. Sa mind vabastad, tean, et iial üksi ma. Pole iial üksi ma. Halleluuja, halleluuja. Tänu sulle, issand Jeesus, iga tund ja iga minut oled minuga sa. Oled ustav ja sa alati jääd. Kui ma võidan või siis kaotan, oled truu sa minule. Oled ustav ja sa alati jääd. Oled ustav. Oled ustav ja sa alati jääd. Pole iial üksi ma. Mind ei ole maha jäetud. Sa oled minu pärandus. Oled mu kilp ja jõud ja mul on julgus, sest käid mu ees sa. Sa mind vabastad, tean, et iial üksi ma. Tänu sulle, issand, tõesti, et me ei ole mitte kunagi üksi. Me täname, et sina oled meiega. Sa elad meie sees, issand. Sinu rahu täidab meid, sinu armastus täidab meid, sinu rõõm täidab meid. Isa, me täname, et me saame sellesse uude nädalasse minna koos sinuga, sind julgelt teenides ja austades iga päev ja sulle elades, sinu tahet otsides. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Aamen. Jumal õnnistagu sind ja kohtume varsti.